see, mida me arvame surmast, see mõjutab jube palju meie elu otsuseid. Et tegelikult seda on ka nagu majandusteadustes, eks ju, uuritud, et juba see, et kas me ei tea, kuidas me tahame oma kinnisvaraga käituda elu lõpus või kas me kogume või elame või kõik. No tundub hästi lihtsa loogikaga tunduks, et see, kes kardab vähem surma, see võtab rohkem riske. Jaa. Igas mõttes nagu majanduslikult. Põhimõtteliselt see surmahirm on tihti me ei teadusta seda endal nagu sõnaliselt surmahirmuna, aga hoiame hästi tagasi igaks juhuks, et peab hakkama saama, peab alles jääma. Riski võtmine on ka nii mitmekülgne asi, aga see teatud mõistlikkus ütluses on väga tark peab võtma, muidu ei saa, sest et hästi suurem osa hulk inimesi elab nagu ainult ettevaatlikkuse valemi peal, vaata, et igaks juhuks saaks hakkama. Tead, mis seda teooriat illustreerib väga lihtsalt üks kerge mäng, mida kindlasti paljud inimesed teavad. Kui sa tead turakat või potiknoid, siis seda saab mängida salatrumbiga, ehk siis sa paned trumbi ja sa paned selle alla uue trumbi, ehk siis mängu viimasel momendil trump muutub. Või võib jääda ka samaks, 25% on võimalus. Aga tihti peale on niimoodi, et sa oled kuidagi harjunud neid trumpe koguma, ja sa kogud endal lõpuvõitluseks siis tugevad kaardid, et trumbid kätte, aga kui on salatrump, siis sa oled kokku kuhjanud endal trumbid, mis muutuvad täiesti kehtetuks ja see nagu kuidagi, see on nii hea mäng. Ja point. Ja see sama ja inimene mõtleb jumal määrab, eks ju, et kuna on elus õnneks vahepeal päris, et sellised nagu nii üllatavaid neid juhtumeid tulnud ette, kus täiega kõik, mis sa mõtlesid, on hoopis teistmoodi järsku, et see ka kindlasti endal õpetanud seda. Ja samal ajal, et kõik, mis siin maailmas nagu see hästi asjaliku ja nii objektiivse teadusega, kui siis hästi palju neid õpetusi, kuidas inimene peaks, ma ei tea, 14 aastast peale hakkama raha koguma hästi tubli olema majanduslikult, et need on jällegi omal kohal, eks ju, jumala õiged ka, aga et kui oma aju ainult sinna kogemata kinni mätsida, ära kodeerida ennast niimoodi, siis see sama, et siin inimmängus sa saad ükskõik mis trikke teha, et siis sa nagu paned ennast kuskile koba äärejoone peale kinni, et tegelikult see on siuke so-so. Õnneks ei ole lihtsalt lõplikku seda ühe lausega üteldavat inimelu õpetust võimalik öelda, eks ju. Et need on õiged, pinguta asjade nimel, aga samal ajal ikkagi tasub seda teha, et mina arvan, et kui inimene ei tea veel, mida ta nagu kogu südamest tahab, et siis võiks see esimene taotlus olla, et palun tulgu see vastus, et ma aru saaks, mida ma väga tahan ja siis nagu riskida selles suunas minemist. Et küll siis järgmised asjad ise nagu tulevad. Ja raha ka selles mõttes hästi siuke huvitav asi, et on nii raha kummardajaid ja teisalt on ka, kui äärmustesse minna, on ka neid, kes teevad maha igasugust rahale orienteeritust kui mõttetut materiaalsust ja tähtsad on vaimsed väärtused ja nii edasi, aga kui sina nimetad ka seda meie eksistentsi siin väga hästi mänguks, ja kui me võtame raha kui ühte mängu osa, mis on põhimõtteliselt paberist kupongid, mille eest sa saad koguda kogemusi, mis iganes, et materiaalne, ma ei tea, kui sa ostad endale paksu kuldketi, siis mingis mõttes, filosoofilises mõttes on see kogemus, paned selle selga või tähendab kaela, lähed linna peale, vaatad, mida sa siis koged, Eesti esu.